tere, mina olen Ülle Puu ja vaatame siis taas üle septembrikuu märksõnad. Kuidas minule siis need tarokaardid siin, mis juttu nad räägivad. Siis kuna üleüldine energia on natukene siin närviline ja teised kaardid on hästi palju seotud töökaartidega, siis võib-olla töösse sukeldumine ja hästi palju sihukest sebimist ka eraelus siia-sinna ja ühele, teisele ja kolmandale poole, et see tekitabki sellise rahutu või kiirustava või natukene sellise närvilise energia, on ju. Et kuna siin ongi minul, et on tarokaardides on mõõkade rüütel ja see, mis kaardid need nüüd olid, tarkuse oraakel, on ju, ja on see õnne ristikein, siis tegelikult ta ütlebki, et õnne peab ka olema, on ju. Et õnnest me räägime nagu hästi palju erineval moel, tahan olla õnnelik, aga eks sa siis defineeri lahti, et milles sinu õnn siis seisneb. Et seepärast, et õnn on liiga üleüldine mõiste ja seesama õnn ongi see, et millal õnn minu õuele tuleb, millal ma seda, toda või kolmandat asja saan, siis ma olen õnnelik, on ju. Kui mul pensionipõlv tuleb, vot siis ma saan õnnelikuks, kui lapsed suureks kasvavad, siis ma olen õnnelik. Aga et sellisel moel tuleviku alustalasid selle tuleviku õnne peale üles ehitades, see on sihuke riskibusiness, et see mõõkade rüütel tahes-tahtmata ütleb, et ma tahan nüüd ja kohe. Ja et mida rohkem sa mõtled, et küll see õnn tuleb, et või kasvõi, et peale septembrikuud, vaat siis tuleb see õnn, on ju. Et see ootamise aeg on nagu nii pikk, aga see ju ütleb, ma tahan kohe, ma tahan nüüd ja kohe ja praegust, ma ei kannata oodata, ja ma tahan nüüd õnnelik olla, millal siis veel, kui mitte nüüd. Iseenesest tegelikult see on jumala hea mõtlemine, et miks mitte kohe õnnelik olla. Et ja õnn ju kasvab meie sees samamoodi nagu rahulolematus ja sa ei vihasta mitte kellegi peale, kui sinu enda sees ei ole seda triggerdit või sinu enda sees ei ole juba seda eelnevalt seda rahulolemuse pinnast, millele see õng järgi või see õng ja õngekonks järgi haagiks ennast, eks ole, et sa ei saa kala veest püüda, kui seal kala ei ole. Sa ei saa seda rahulolematust iseenda seest kätte või keegi ei saa seda sealt triggerdada välja, kui sul seda juba ei ole seal olemas. Nii, tegelikult läksin oma jutuga ei tea kus kohta, aga mulle tundus, et just see on see jutt, mida ma tahan rääkida. Siis üleüldised märksõnad on muutused, kahtlemine, tegutsemine, töötamine, viha, ärritus ja viha võibki olla edasiviivaks jõuks. Sest see õnne ristikein on siin kõrval, siis see pöördub viha võib olla laastav ja viha võib olla edasiviivaks jõuks, on ju, et sa vihaga või on sihuke isegi nagu tugev kirg või et sellega sa surud mingisuguse asja läbi või sa viid mingi asja ellu, et ma veel näitan teile, on ju, kuidas ma suudan neid häid asju nagu saavutada, mis on, et ei usu minusse, sest siin on see mitteuskumise kaart ka, et aga tahes-tahtmata ütleb, et sõjakaid situatsioone, olukordasid see kuu ikka nagu kergitab esile. Ja see ühtepidi ütleb, et see on jumala hea kuu. Sa saavutad palju, sa oled kiire, sa oled produktiivne, hakkabki juhtuma juba asju või sa hakkadki tegelema juba nende asjadega, millest sa oled ammu mõelnud, mida sa oled ammu soovinud, millele sa oled juba eelnevalt ettevalmistusi teinud, ja sina ise oled see, kes lükkab need muutused käima, mitte keegi teine, vaid sina ise. Kui sa ei ole nüüd teistele oma plaanidest rääkinud, siis nendele võivad need tulla täiesti nagu ootamatult, et sa hakkad midagi tegema, et sa ütled midagi, ükskõik, kas see on siis negatiivses või positiivses võtmes, see võib tulla üllatusena. Aga kuna siin on see üllatuse moment juures, siis tegelikult et kas sa ei ole rääkinud
või sa teed midagi sellist, mis tundub teistele nagu, et see ei lähe sinu loomusega kokku või see ei ole sina või sa käitud teistmoodi, aga noh, muutuste aeg ongi aeg muutuda. Ja kui sa oled rahulolematu, siis sea oma fookus paika, mida sa tegelikult nagu tahad, sest mõõkad on hästi palju seotud ikkagi mõistuse, mõtlemisega, loogikaga, ratsionaalsusega, läbimõeldud. Aga noh, mõõkade rüütel on see, kes on väga teravmeelne, aga et võib-olla enne ütleb ja siis mõtleb, et sina püüa siis teha vastupidi, et sa mõtled asjad läbi ja siis nagu tegutsed. Ja et sa häälestaksid iseennast siis edule. Et jällegi, et sõltub mõtlemisest, et mismoodi on su suhtumine, mismoodi on su mõtlemine, et kas sa lähedki kaotama või sa lähed võitma. Ja usu, et see, mille nimel sa siis kergusega pingutad, et lõppude lõpuks see saab ka nagu teoks. Kergusega pingutamine lihtsalt usk iseendasse ja sellesse, mida sa teed. Siis pühendudes sellele, mida sa soovid ja tahad, pühendudes oma eesmärgile, sa ei pruugi väga hästi näha ümbritsevat enda ümber. Võib-olla ongi see, et su fookus on nagu nii sellele mõttel või teel, mida sa teed, et ümbritsev nagu kaob ära või kõik teised eluvaldkonnad kuidagi taanduvad. Siis teiste poolt võib tulla sealjuures rahulolematust. Muidugi keegi jääb ju kõrvale ja kellegist astutakse üle ja et see on nagu loomulik, et seal tuleb see rahulolematus. Et aga sind see ei huvita. See teiste rahulolematus. Ja sa tahadki edu saavutada ükskõik mil moel. Tahad oma tahtmist saada ükskõik mis hinnaga. Ja sel kuul siis tuleb teha võib-olla ka selliseid kiireid otsuseid, julgeid otsuseid ja tegutseda eesmärgi põhiselt. Ja kui sealt kõrvale jääb nagu selline eetilisus või teiste suhtes selline lugupidamatus, ülemäära siuke nahaalsus või ülemäärane ülbus või ülemäärane lugupidamatus on ja. Et siis eks see nagu igaüks maksab oma hinda on ja, et mil moel sa seda siis maksad. Aga kuna on kiire kuu, siis sa saad väga kiiresti teada, et kas sa oled midagi õigesti teinud või valesti teinud. Sa pead natukene analüüsima enda peas oma tegevust, oma mõtlemist, oma dialoogi iseendaga kui oma dialoogi peas kellegi teisega. Sest energiaringlus toimib ja kui sa adekvaatselt nagu mõtled ja analüüsid, siis sa saad ka aru, et kas sa oled õigesti teinud või valesti mingid asjad. Et see tulemus või tagasiside või see eluolu, mis su ümber nagu toimub või kas sa näed oma eesmärgi tulemust või sa ei näe, siis see kohe nagu, sa saad nagu hästi kiiresti sellest aru. Nii. Ja mõned asjad tunduvadki, et juhtuvad nagu juhusena, aga nagu see õnneristike, et juhuslik õnn on ja. Aga nagu öeldakse, et juhuseid ei ole olemas. Et see tähendab ka seda, et tegelikult sa oled eelnevalt selle nimel nagu pingutanud, vaeva näinud, sellele mõelnud, selle nimel tegutsenud. Et ükskõik, kas see jällegi on, kas ta on positiivne või negatiivne, igal juhul on selle nimel nagu panustatud oma energiat ühel või teisel moel. Et siis see ei olegi tegelikult nagu juhuslik. Et need ongi sinu eelnevate mõttetegevuste viljad, mida sa siis nopid sellel ajal.
ja mulle tundub ka, et hea aeg on veevalajatele, kaksikutele ja kaaludele. ja töös on väga sihuke nagu edukas kaart, et see tegelikult ütleb, et väga hea võimalus on saavutada edu ja paljudele tulebki sellel ajal nagu avalikku tunnustust, kiitust, tänu. Ja hea aeg on tõusta karjääriredelil või siis kui sa teed tööd, siis tegelikult nähakse ka, et sa teed head tööd, sest vahest on niimoodi, et sa endast oma arust annad nagu 110% on ja teised ei näe, et sa üldse midagi teeksid või nad ei hinda seda või vaatavad sust mööda või et siis see kuu siis pigem need endast parima andjad nagu jäävad silma või neid tunnustatakse, kiidetakse, neid hinnatakse kõrgelt. Kuna mul siin nendest kaartidest nagu rahakaarte välja ei tulnud, siis tahaks, et inimesed ju ütleks kohe, et kui mind hinnatakse kõrgelt on ja kus see materiaalne heaolu siis on, et see raha ja palka. Mul nagu rahakaarte siin ei ole millegipärast. Aga ju see tuleb ka siis järgi, seepärast et kui on tunnustus ja võimalus karjääriredeli peal tõusta, siis peaks ju rahanumbrid ka järgi tulema. Nii. Et kui sa tegutsed julgelt, motiveeritult ja haarad kaasa ka teisi enda tegemistesse või oskad motiveerida, kaasa haarata teisi, et siis see panus, mis sa iseendast annad, on kindlasti asja ette läinud, et see ei ole maha visatud aeg ega energia. Ja sa oled teel millegi suurema ja olulisema poole. Sest mul on siin ka rebane, kes, ma ei tea, kuidas te paistab, et rebane, kes istub muna peal on ja vaatab seda kuud. Et see on ka unistamine millegist suurest, aga öeldakse, et rebane on kaval tegelane on ja. Et eesmärk on paigas, muna on ju uus algus, rebane on siuke kavalus ja vaatad, mis teised teevad, mis teises riigis toimub, mis samas valdkonnas toimub, mida sa teed. Ja ongi võimalus ka teiste inimeste või ettevõtjate või ettevõtete vigadest õppida või siis ka leida väga huvitavaid koostööpartnereid ja inimesi, kellega koostööd alustada. Mitte nüüd niimoodi, et sa kavaldaksid iseennast või kedagi teist siin üle, aga et see on lihtsalt pigem nagu siuke tark tegutsemine ja et see kuu energiad on see mõõkade rüütliga seoses nagu nii energilised ja et uisapäisa tegutsejad, siis see ju tegelikult ütleb, et ära tark ei torma ikkagi. Ja siis suhete poole peal on siuke nagu umbusalduse kaart ja vaherahu. Et see tegelikult nagu tõotab ju head on ja intuitsioon on hea. Ja kui intuitsioon ütleb, et midagi on nagu kehvasti ja peab kaaslast umbusaldama või mingit situatsiooni umbusaldama, olgu või see naabrimees või naine, et siis nii, ajan siin viltu seda kaamerat. Olgu see mees või naine, siis see intuitsioon arvatavasti on nagu õige. Ja sa tunned ka ära selle, et kui keegi tahabki sinuga manipuleerida, nagu see rebane on ja, et siis see umbusaldus tahes-tahtmata ütleb, et midagi on viltu. Aga et suhetes võivad üles kerkida ka väga kergesti selline nagu tüdimus, tülpimus, närvilisus, väsimus. Ja see kiirustav kaart ütleb ka, et tahakski nähvata ja halvasti öelda ja üleöö lahku minna ja et praegusel juhul jällegi ütleks, et ära kiirusta. Et lihtsalt võib-olla need energiad ajavad siukseks nagu ärevaks ja nii palju nagu sahmimist ja tegelemist on, et ja kui kodus ka veel ei lasta nagu rahulikult olla, siis see plahvatus on nagu kerge tulema.
aga et oska leida iseendale aega, et ennast nagu maha rahustada, kui sellised olukorrad nagu tekivad ja analüüsi, et miks sa üldse selle inimesega kokku hakkasid elama. Et pane punktid kirja, et täitsa, et sul oleks nagu silme ees, et need plussid ja miinused, mis sulle varasemalt selle inimese juures meeldis ja ka mingisugused ohumärgid, mis tol ajal kohe alguses ka olid, mis aga nüüd on võimendunud. Sa teist inimest muuta ei saa, aga sa saad muuta oma suhtumist sellesse olukorda ja sellesse inimesse ja iseendasse. Et ja kui sa need ära kaardistad paberi peal ja kirja paned, siis sa oskad ka adekvaatselt nagu analüüsida enda puudusi ja võib-olla seda olukorda siis ka ära lahendada. Et ei maksa tormata kohe, lahku minema. Et ja kui ikka mingisugused mädad asjad on hästi pikka aega kestnud, siis tea, et ega paremaks ei lähe. Jah, siis vallaliste puhul, vallalised tahavad kohe, nii kui uue inimesega kokku saavad, tahavad kohe teada, nii, kas me nüüd hakkame koos elama, kas see on minu õige kaaslane, nii, kas abielu ettepanek tuleb või ei tule. Et kohe kõike tahaks korraga kohe teada saada, on ju. Ja kui teine ütleb samas, et oot, tegelikult ma ei otsigi sellist, oma peas mõtleb, et ma ei otsigi tegelikult sellist kaaslast, siis ta võib ka pahameele osaliseks saada. Et miks sa ei tea, kuidas sa ei tea, nii mõttetud, on ju. Ja et kui kohe vastust ei saa, siis võib tekkida seesama rahulolematus ja kärsitus ja sellega peab siis natuke nagu hoogu pidama, et nii kiire nüüd ka ei ole selle vastuse saamisega siin, et see ei ole nagu päevade küsimus ja siuke piiratud mõtlemine, et aega jääb väheks või et kaua ma ootan või et ma jään kuskile hiljaks, midagi jääb tegemata. Siis sellised piiravad mõtlemised on lihtsalt sinu enda peas, et piiranguid sa lood ise, mitte keegi teine, sest aeg on ju ikka inimese välja mõeldud. Ja tegelikult on kõikide asjade jaoks aega piisavalt. Ja piiravad on lihtsalt sinu enda mõtted ja suhtumine. Tervise poole pealt võib olla lihtsalt selline nagu tuuletõmbus. Lõrgad kohad on luud, liigesed, peavalud ja võib-olla kuna on rohkem tegutsemist, tahetakse ka rohkem siis magada. Ja selline sai siis seekordne septembri ülevaade. Aitäh teile kuulamast ja laiki jagamast siia video alla. Kõike kaunist teile!